ja haarame lihtsalt usust sellest kinni või võid istuda või seista, kuidas iganes meeldib seda teha. Isa, ma tänan sind, et sinu ligiolu on siin paigas, et sinu lähedus on siin selles kohas. Ja me palume tõesti, et sa annaks täna meile tarkuse, ilmutuse, vaimu sinu tundmis, isa, et me õpiksime sind tundma. Ja isa, ma tänan, et usk saab istutavad inimeste südamesse selle sõna läbi ja isa, ma tänan, et tervenemised, imed ja elumuutused tulevad selle kaudu Jeesuse nimel. Aamen ja aamen. Kiitus Jumala, võime istuda siis. Ja ma olen tegelenud siis jätkuvalt selle teemaga, et Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Ja on terve hulk tõestuspunkte juba saanud välja toodud. Ma sul täpse numbrit isegi ei tea, kui palju neid on olnud, aga kui sul ei ole võimalust kohal olla, siis kõik need ütlused on meil võimalik interneti teel tagantjärgi kuulata ja vaadata. Ja täna minu jutluse pealkirjaks on hea karjane. Nüüd, ma arvan, et me oleme Jeesuse kohta seda fraasi või analoogset fraasi päris mitmeid kordi kuulnud ja me võib-olla kohe tuleb üks kirjakoht meelde, kus sellest räägitakse. Aga ma lähen tegelikult otsaga kõigepealt hoopis Vanasse Testamenti. Ja kuna sa võid näha seda, et tervenemine ei ole mingisugune Uue Testamendi nagu uus asi, vaid see on juba olnud kogu aeg. Nii kaua sellest ajast saadik, kui inimene langes pattu, ta vajas tervenemist ja Jumal on seda pakkunud juba kohe algusest peale. Me näeme, kuidas Jumal tegi järjest lepinguid oma siis rahvaga ja nende sees oli ka tervenemise leping, see, et ta pakkus neile tervenemist kogu aeg, ka juba vanas lepingus. Ja Laulude raamatu 23. laul, ma arvan, et võib-olla nii mõnelgi meist on see peas, aga üks asi, mis mulle alati meeldib, on see, et me peaksime tegelikult ka nendest kinni haarama, nendest tuttavatest lauludest või kirjakohtadest, mis on isegi meile pähe jäänud ja tõesti neid uskuma täpselt nii, nagu need on. Sest väga paljudel kristlastel on peas meie isa palve, aga tegelikult nad ei ole märganud seal väga olulisi fraase, näiteks kas või seda, et me palume, et Jumal, sinu tahtmine sündigu maa peal nõnda nagu taevas. Nüüd mitu haiget on taevas? Nii palju, kui ma piiblit lugenud olen, kui meil on kirjeldusi taevast, ei ole mitte ühtegi viidatud, et seal oleks haigeid. Seal on kõik terved. Kas mitu vaest on seal taevas? Mitte ühtegi. Ja kui me palume, et Jumal, sinu tahtmine sündigu maa peal, nõnda nagu taevas, siis tegelikult ka need on ühed olulised elemendid, mida Jumal tahab ka siin tänasel päeval maa peal teha. Mõni võib küsida, aga miks me ei näe neid asju enam ümber sündimas? Nüüd toome alati selle ühe teise teemase juurde. Vahest me inimesed teavad kõik seda, et Jumal tahab kõiki inimesi päästmisele tuua, tahab kõiki inimesi pakkuda neile igavest elu, nende patud andestada. Aga küsimus on, miks inimesed ei ole täna kõik päästetud saanud ja miks kõik inimesed ei ole oma pattused andeks saanud? Siin on ka inimese üks väga oluline osa. Et samamoodi on tegelikult ka tervenemisega, et Jumal tahab kõiki terveks teha, aga miks ei ole sündinud, siin on osa ka inimesel midagi. Tema ülesanne on see vastu võtta, tema ülesanne on sellest kinni haarata ja samas ka väga oluline ülesanne on meil sellest kellelegi rääkida. Samamoodi, kui me räägime päästest, siis ilma selleta, et keegi räägiks inimestele, et Jumal tahab nendele patu andeks anda ja nendele pakkuda piletit taevasse, siis keegi peab seda neile rääkima. Muidu nad ei saa seda uskuda. Samamoodi on ka tervenemisega, keegi peab seda neile rääkima. See on see põhjus, miks on meil see tervenduskool, et keegi peab rääkima sellest, et inimesed võiksid uskuda, et Jumal tahab neid terveks teha. Ja sellest on liiga vähe räägitud tegelikult. Ja täna, kui me hakkame mõningaid kirjakohti vaatama, siis võib-olla mõningad avastused, mis aastad siin piiblis, need on tegelikult võib-olla jahmatama panevad. Ja lähme kõigepealt Laulude raamat 23.1 siis. See tuntud kirjakoht, võimalik, et see on sul peas, aga loeme seda siis ikkagi. See on siis Taaveti laul ja ütleb, Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge ja juhib mind õiguse rööbastes oma nime pärast. Kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, su kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all, sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis, ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehova kotta elu ajaks. Niisiis, ta toob siin ühe võrdpildi ja sa näed, seda on see kandev kogu selle laulu puhul, et Jehova on mu
karjane. Ta toob siis võrdpildi lambakarjasest ja lammastest. Nüüd eesti keeles võib-olla, kui inimese kohta öeldakse lammas, see kõla väga kenasti, aga lihtsalt meie võib-olla kultuur ja käitumismallid on selle sõna ära rikkunud sellises kontekstis, aga me näeme, piiblis kasutatakse päris mitmes kohas võrdpilti seda, et me oleme Jumala jaoks Jumala lambad ja tema on meie karjane ja see ei ole kuidagi halvas maigus öeldud. Nüüd, aga ta ütleb, Jehova on mu karjane, ta räägib siis sellest, et Jumal on minu karjane, järelikult mina olen osa tema karjast. Ja nüüd, kui ta on minu karjane ja kui üks asi, mis on omane karjasele, me tänapäeval võib-olla, ma arvan, siin väga paljud ei ole kunagi karjas olnud, minul on õnnestunud isegi olla lapsepõlves küll rohkem lehmakarjas, mitte päris lambakarjas. Ja päris ikka mõningased aasta suvistel koolivaheaegadel oli see väga tavaline nõukogude ajal. Ja oli see päris palju seda võimalust sellisel viisil seda tööd teha. Ja see, nagu öeldakse, tagantmõtlen, see mingi tohutu sümpaatne töö ei olnud, aga midagi hirmsat seal ka ei olnud tegelikult. Aga üks asi, mis on lehmade ja lammaste puhul väga palju erinev, on see, et lambaid juhitakse ja lehmi väga sageli aetakse tagant. Ja lammaste puhul on just seesama element, just kuidas karjane läks ees ja kutsus lambad järgi ja lambad tulid talle järgi ja järgid teda. See on üks oluline asi, kui me räägime Jumala juhtimisest, siis ka Jumal ei sunni meid tagant, vaid ta läheb ees ja juhib meid. Nüüd vahetevahel mõned inimesed ütlevad, Jumal kohe ütles ja ma kohe pean seda tegema. Nüüd vahetevahel ma saan sellest aru, selle inimene tunneb juba selle asja nagu olulisust, aga tegelikkuses see ei ole korrektne viis tegelikult väljendada seda, kuidas Jumal sind juhib. Jumal ei sunni sind midagski. Isegi, kui see on väga vajalik ja väga oluline asi, me võime kogeda küll selle vajalikkust ja olulisust, aga kunagi Jumal ei sunni sind. Kui sa saad kristlaseks, siis Jumal ei pane sind pöörduma. Jumal ei sunni sind kristlaseks saa, vaid ta annab sulle valiku, räägib oma armastusest kellegi kaudu ja nüüd pakub sulle seda lahendust. Ja nüüd sina teed vabalt selle otsuse ja järgid tema kutset. Et samamoodi kristlasena, kui me kogu aeg lähme koos Jumalaga edasi, siis samamoodi Jumal juhib sind. Ja Piibel ütleb, meile on antud ka püha vaim, tema tunnistab ühes meie vaimuga, tähendab seda, et sul on üks tunnistus, rahu, üks juhtimine sinu südames. Ja sa tead, seda ma peaksin tegema, selliselt ma peaksin käituma ja selliselt võib-olla ma ei peaks käituma. Ja sa tunned seda oma südames ja Jumal ei sunni sind. Ja samas, kui me isegi teeme vahest valesid asju või tahame valesti käituda, siis Jumal, nagu öeldakse, ei pane jõumeetodiga kätt ette. Vahest mõned inimesed isegi paluvad, et Jumal, pane mind seda tegema. Jumal ei tee sükest asja, sa ei saa sükest asja paluda. Ta on sinu jaoks juhi rollis, ta on su karjane, ta ei sunni sind tagant, vaid ta õhutab, julgustab, inspireerib, tunnistab pühavaimu läbi sinu südames. Nii siis Jehova on su karjane. Et kui sa käid koos Jumalaga ja järgid tema juhtimist, siis mis on järgmine fraas? Mul pole millestki puudust. Nüüd, mis tähendab millestki? Meil on Peetruse kirjas üks kirjakoht, mis ütleb, et kuidas tema jumalik vägi meile on annetanud kõik, mida on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Mitte millestki, ütleb ta, et mul pole puudust. Kui sa käid koos Jumalaga, siis Jumal hoolitseb selle eest, et sul ei oleks mitte millestki puudust. Puudutab see sinu tervist, puudutab seda ka materiaalsete asjade puhul varustust, ka isegi raha, ka muid asju, mis sul on vaja eluks ja Jumala kartuseks ja peame meeles, Jumal ei ole huvitatud ainult lihtsalt elementaarsel tasemel sinu vajadusi täitma. Et sul oleks see elementaarne toidulaud täidetud, et sul on nagu natuke süüa ja natuke juua ja natuke riid ka selgeks panna ja sellest piisab ja see ei ole jumalik mõtlemine, kui sa vaatad siin, me näeme hiljem ühte fraasi, mis ütleb, mu karikas on üleni täis. Jumal ei ole selline, kes üritab hirmsalt kokku hoida. Vahest kristlased mõtlevad seda, kui nad on saanud allahindlusega ja kuskilt nagu öeldakse hästi odavalt midagi, et siis see on nagu eriline Jumala juhtimine. Kas on alati? See ei ole vale midagi soodsalt saada, oled sa siin, aga ma küsiks, kas see alati on nii? Kas Jumalal on, nagu öeldakse, taevas raha otsa, ta üritab ka kogu aeg ainult säästukraame osta? Siuksed, mis hombe päev kohe kuupäev kukub ja. Et ma ei ütle, et neid asju vale osta, aga me peaksime kasvama niisugustest asjadest ka välja.
Sest Jumal tahab, nagu öeldakse, midagi enamat anda, sest ta ütleb, kui sa oled Jumala laps, siis sina saad süüa, kui sa tahad, kuulad, ehk sa kuulad ja oled sõnakuulelik, siis saad süüa maha parimat. Ja maa parim ei ole see, mis hakkab homme päev kohe halvaks minema. Või ongi juba üle aja läinud. See ei ole maa parim. See on selle maailma jaoks ja tegelikult tavaliselt inimeste jaoks see on ikkagi juba jääk ja see on mingil hetkel ta lõpuks on juba isegi prügi. Või vahest mõned inimesed saavad kuskilt välismaalt tuuakse, mõned inimesed, ma ise olen mõelnud selle, kuidas kristlased selliseid asju nagu nii-öelda annetustena toovad asju, mis ongi üle aja sõna otseses mõttes, toovad välismaalt siia Eestisse ja siis kristlased mõtlevad, kui vägev Jumala õnnistus. See on nahaalsus, ma ütleksin, nende inimeste poolt, kes moodi külvavad. Sa saad seda lõigata rohkesti, üle aja läinud, halvaks läinud asju. Hea tuubitud raputada kuhjaga mõõt. Sellisel viisil me ei tohiks anda, me ei tohiks ise, kui me teilegi tahame õnnistada kellelegi midagi head teha, sest see ei peaks olema meie nii-öelda külmutuskapis nii-öelda peaaegu pahaks läinud asi, et kuule ma annan selle sulle, et kuule ma enam juba ei taha seda süüa. Või see enam meil kõlba või see on juba nii üle aja piiri peale või mul siin kapis olid mõninga riided, et kuule mul neid enam ei lähe vaja, et nagu need on juba nii vanaks ja ära kulunud, ma olen peaaegu nad ära kandnud, okei, ma annan need sulle ja talle, siis sellist asja sa saad lõikavagi. Ja me ei tohiks sellise mentaliteediga anda, see ei tähenda, et me ei või kasutatud asju vahest anda, aga see peaks olema midagi sellist, et me tahame tõesti seda anda ja usume, et see võiks sellele inimesel tõesti õnnistuseks olla. Amen. Aga okei, mul pole millestki puudust. Kui ütleb millestki, siis kui ma räägin tervenemise teemast, siis järelikult ka tervenemisest. Kui Jumal ütleb millestki, siis see tähendabki millestki. Ka tervenemises ei ole puudust. Kui sina käid Jumala juhtimises ja oled tema karjatsemise, kui eestikeelne sõna kõlab natuke naljakalt, tema nii-öelda käe all, siis ta hoolitseb selle eest, et sul ei ole tervenemisest puudust. Kui sul on mingisugune terviseprobleem, peaks kerkima, mingisugune situatsioon kerkima, siis tervenemisest ei ole puudust. Vahest mõni ütleb, et no aga eks, kui vanus tuleb, siis see tervis läheb. Piiblis ei ole muuseas sellest kirja kohta olemas. Ta ütleb, et meil pole millestki puudust. Mõni ütleb, no kuule, sa pastor pole veel vanaks saanud. Varsti on 50. Nüüd, aga iva ei ole selles, mis see vanuse number on, vaid küsimus on rohkem selles, et sa usud, et Jumal on ütelnud, millestki pole puudust ja tema pole mõelnud seda, sest see on maailma nii-öelda selle patu tulemus, see, et kui inimene saab vanemaks, siis ta jääb haigemaks ja viletsamaks ja nõrgemaks. Jumal ei ole nii plaaninud. See on patu tõttu siin maailmas, mitte selle inimese patu tõttu, kes vanemaks on jäänud, vaid üldises mõttes inimkonna patu tõttu on haigused. Aga Jeesuses Jumal tahab pakkuda kõigile tervist, hoolimata nende vanusest. Ja me näeme, kuidas vanas lepingus ka, kuidas inimesed, kui nad surid ja läksid issanda juurde, siis nad lihtsalt ilus väljend tegelikult heitsid hinge või nii-öelda, me oleme seda kasutanud võib-olla teises kontekstis, seda, et nad lihtsalt lõpetasid hingamise ja lahkusid. Rahus, tervises, tugevana, tervena. Ja meil on sellised mitmeid näiteid Piiblis olemas. Küll kahjuks kõik ei ole alati tervena näinud, aga see ei näita seda, et see ei võiks nii olla. Niisiis, kui Jehova on su karjane, siis mitte millestki sul ei ole puudust. See on väga oluline see, et sa järgid tema juhtimist ja see juhtimine hakkab esmalt peale tema sõnast ja teiseks see lähtub sellest, mis Jumal on sinu südamesse räägimas. Et see ei ole päris üksta kõik, et nagu teen, mis tahan, mis parasjagu mulle meeldib, nagu mina õigeks pean, et küll siis see tervenemine ikka on mul olemas. See on oluline, me käime tema juhtimises. Vahest mõned inimesed, nagu öeldakse, ei oska järgida ka pühavaimu juhtimist ka kestes praktilistes asjades. Nendel kerkib mingisugune tõsine, avastatakse mingisugune tõsine haigus on neil. Ja nad, nagu öeldakse, haaravad kohe nii-öelda pea ees mingisugusest kirjakohast, mingisugusest printsiibist kinni, hakkavad kohe mingisugused midagi mehaaniliselt tegema ja korrutama, kohe kiiresti keegi paluge mu eest. Nad peaks võtsima aega ja otsida, mida Jumal on rääkinud selle asja suhtes. Ta tahab kindlasti terveks teha, aga tal on strateegia su jaoks. Kuidas see võiks sündida, mismoodi see võiks sündida ja ta juhib sind selle tervenemise juurde. Nüüd mõni küsib, et ei tea, aga see päris alati on õige kristlasel arsti juurde minna. Luukas muuseas on Piiblis arst. Kui see oleks vale, siis Jeesus ei oleks temal lasknud oma jünger olla, öelnud, et arstid on kuradist ja Luukas ei tohi ühtegi evangeeliumi kirjutada, sest ta on arst. Ta oli samal ajal arst ja Jumal andis talle väga olulisi asju kirjutada Piiblisse.
Järelikult arstiteadus ei ole halb ja kristlasena sa võid minna arsti juurde. Ja vahest on see, et me peame õppima kasutama kombineeritult oma usku ja ka arstiteadust. Näiteks mina ütlen ka sageli, kui inimestel on määratud mingisugused ravimid ja kui ma panen temale käed peale, et Jumal võiks ta terveks teha, siis ma ei ütle pärast seda, lõpeta nüüd ravimite võtmine. Ma ei tohi seda öelda, sest et mina ei ole neid määranud ja mul ei ole nii-öelda ka meditsiinist haridust ja mul ei ole õigust seda öelda. Ma ütlen, et mine arsti juurde, arst vaatab su üle ja tema otsustab. Me usume, et Jumal erendav vägi läks sinu sisse ja me usume, et Jumal teeb sinust tööd, aga küsimus on selles, et me peame nagu kuidagi nagu olema vastuolus arstidega. Ei, me ei ole, me oleme tegelikult ühe sama eesmärgi suunas tegutsemas. Nemad kasutades loomulikke vahendeid ja ka teaduslikult, võib-olla isegi osalt tõestatud vahendeid. Samas tegelikult saame aru väga palju arstiteadusest on ka mingil määral katsetamine, ma ei ole avastanud seda. Nad ei seda pahatahtlikult, kuna lihtsalt nad ei suuda diagnoosida alati kõiki haigusi asju koheselt nii-öelda plaksti mingisuguse asja järgi, vaid nad sageli kasutavad alguses ühte ravimit ja siis, kui see nagu ei anna tulemusi, siis kasutavad teist ja arvavad, et kuule, nüüd see peaks andma tulemusi, kuna siin muid variante ei ole. Sest et lihtsalt sul ei ole võimalik alati lihtsalt sümptomite baasil ära määrata, et see on see või teine asi. Aga olgu selle, kuidas on, niisiis, kui sa käid koos Jumalaga, pole sul millestki puudust ja sul pole ka tervenemisest puudust. Nüüd vaata, mis edasi ütleb. Teine salm, oleme lauluraamatus ikka. Haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamise veele saadab ta mind. Natukene käime ka need fraasid läbi. Haljas aas, see tähendab siis, et see lamba jaoks on siis värske, hea toit. Jumal on see, kes hoolitseb sellest, et sinul oleks ka värske, hea toit. Ja ma ei räägi mitte niivõrd loomulikust toidust, ma räägin just eelkõige vaimulikust toidust. Ja see on väga oluline selleks, et sa võiksid näha ka tervenemist, on sul vaja head vaimulikku toitu. Sul on vaja osa saada Jumala sõnast, et see ime võiks sündida, et see tervenemine võiks sündida, kui sul on mingi terviseprobleem ja et sa haarad sellisel viisil kinni. Niisiis haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamisveele saadab ta mind. Saame aru, see on natukene vana eesti keel. Me ei räägi sellisel viisil nagu hingamisveele tänasel päeval. Kui sa oled piiblist lugenud, siis sa võib-olla räägid, aga üldiselt tavaliselt inimesed ei räägi. Ingliskeelne tõlge kasutab siin, või enamustõlked kasutavad siin hoopis sükest sõna nagu fraasi nagu rahulike vete juurde. Nüüd vesi, meil ei ole siin väga tormakaid jõgesid, ei ole võib-olla Eestis. Vaete vahel kevadisel perioodil võib-olla on mõni jõgi väga aktiivse vooluga, aga üldiselt meil väga palju neid ei ole. Aga sealses piirkonnas, ütleme, kindlasti on neid rohkem olnud. Ja sageli lambakarjused otsisid just sellise jõe nagu õnaruse või koha, kus see vesi oli palju vaiksem ja viisid lambad just sellesse kohta jooma. Ehk siis, et see jook ja seesama tooks rahu. Üks asi, mis on Jumalale omane, on see, et kui Jumal sinu elus teeb tööd, siis sul on rahu. Piibel ütleb, et heida kõik oma muret tema peale ja siis sa võid näha jällegi Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, mis hoiab sinu südame ja mõtte Kristuses Jeesus. Me näeme, kuidas kui Jumalaga koos käies on meil rahu ja rahu juhib meid, Piibel räägib ka sellest. Ja siis rahu, see on üks element ja see on tegelikult sageli seotud ka tervenemisega. Tänasel päeval nii mõniga arst, kui sa puutud kokku nendega, nad ütlevad, väga suur protsent haigustest on tingitud sellest, et inimestel ei ole psüühiliselt või mentaalselt rahu. Nad ei ela rahus. Või nagu arstide keeruline sõna on see, et väga paljud haigused on psühhosomaatilised. See tähendab seda, et need on tingitud sellest, mis inimesed mõtlevad ja mis toimub nende mõtetes ja ka see, et neil ei ole rahu. See tähendab seda, et kui nende ellu tuleb rahu ja nad lasevad tulla õigetel mõtetel, siis väga paljud haigused ka kaovad selle koos ja probleemid hakkavad lahenema. See on selle asja iva. See sama, et Jumal tahab pakkuda meile ka rahu. Amen. Sa küsid, kuidas see hakkab funktsioneerima? Otsi välja piiblist erinevad kirjakohad, mis räägivad rahust. Neid on päris mitmeid. Ja kui sul on uneprobleeme, õhtul ennem seda, kui sa majid magama, mõned inimesed võtavad võib-olla mingisugust une nii-öelda soodustamisega mingisugust ravimit või mida iganes, siis aga äkki võiks võtta Jumala sõna selle koha peal. Mitte äkki, et Piibel ütleb, et Jumala sõna ongi meile ravimiks ja sa loed mõne kirjakoha ja ütled, et Jumala rahu on mul. Jumala rahu on minusse pandud. Amen. Ja siis sa oled viidud rahulike vete äärde
või nagu eesti keeles siis ütleb, hingamisveele. Vaata edasi 3. salm. Tema kosutab mu hinge. Nüüd siin ka ingliskeelne tõlge toob just välja, et ta taastab mu hinge. Me näeme siin, et siin on üks emotsionaalne, kui ta räägib hingest, siis puudutab sinu emotsioon, tundeid, emotsioone. Emotsionaalne taastamine on Jumalaga koos. Jumal on huvitatud meie positiivsetest emotsioonidest. Me näeme, väga sageli räägitakse piiblis rõõmust, räägitakse rahust. Need on need asjad, mis Jumal tahab, et mis oleksid ka meie hinges. Ja kui sa käid koos Jumalaga, tema sõnas oled ja temaga koos aega veedad, siis sul on need asjad, need on üleloomulikud, need kuuluvad sulle. Need on normaalne nii-öelda vili sellest. Ja siis ta ütleb, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, kas sa märkad, siin ei ole kirjutatud, et ma kõnnin surmavarju orus? Mõndel inimestel meeldib tsiteerida seda ja mõelda kogu aeg, et mu elu on nagu üks surmavarju org, see on üks hirmus õudne asi, jube asi ja raske asi, aga siin on kirjutatud, kui ma kõnniksin. Ta ei ütle, et ma kõnnin. Sa ei pea otsima oma elus kogu aeg häda ja viletsust ja kogu aeg käima ringi ja rääkima häda ja viletsust, vaid sa peaksid nägema seda, et teine pool on siin. Ei karda ma kurja. Mis iganes olukord kerkivad üles, mis iganes situatsioonid. Vahest inimestel meeldib kuulata igasugused krimiuudiseid ja mingisugused õudseid uudised sellest või teisest kohast või riigist või kuskil mingid sõjad on ja siis sellega õhutab üles või ka hirmu. Aga Piibel ütleb seda, et ma ei karda. Ja me peaksime kordama Jumala sõna, ütlema, ma ei karda kurja. Ma ei karda kurja. Sa ütled, aga mis siis, kui Eestis ka mingid sarnad asjad võivad juhtuda? Isegi kui nad peaksid juhtuma, siis kristlased peavad olema need, kes ütlevad, et ma ei karda kurja. Ja enne kui minu aeg siin maa peal läbi ei olnud, mitte miski ei saa minu elu lõpetada. Ja see ei ole mitte ülbusega öeldud, vaid see, mismoodi ka näiteks Paulus mõtles. Ta ütles, et minu nii-öelda lahkumisaeg on kätte tulnud. Ja kuni sinnamaani ei saanud mitte keegi, mitte miski teha talle midagi, et saaks lõpetada tema elu. Teda isegi üritati kividega surnuks visata ühe korra, ta nii-öelda jüngrid tulid ümber, tõusis üles ja läks edasi. Ja läks veel muuseas samasse linna tagasi, kus kõik need inimesed olid pärit, kes teda kividega loopisid. Nii et me näeme, kuidas ta, nagu öeldakse, ta teadis seda, see on minu kutse, see on minu ülesanne ja mitte miski, mitte keegi ei saa mind peatada. Ja see ei ole mitte ülbus, vaid see on see, et Jumal hoolitseb selle eest. See ei ole mitte sellepärast, et meie ütleme, meie arvame, vaid Jumal arvab nii. Ja see ongi sama, et ma ei karda kurja. Ja miks pärast, vaata siin ütleb teise väga olulise fraasi, sest sina oled minuga. See on üks koht, mida me peame mõtlema, see on üks hämmastav asi, kuidas kristlased ei ole sellest aru saanud ja isegi nende palveelu on umbes selline, et kui ma palun ja kuidas Jumal kõrgel, kaugel taevas peaks mind kuulma. Piibel räägib küll jah, et Jumal isa on taevas, Jeesus on taevas, aga püha vaim on sinu sees. Ja siin tema ütleb, sest sina oled minuga. See, et Jumal on sinu sees ja sina oled Jumalas, ei ole mitte teoloogiline fakt, vaid see on reaalsus. Vahest meil inimesed ajavad enda jaoks sassi, see on lihtsalt selline ilus teoloogiline asi, mis me ütleme, et Jumal on meiega ja meie sees ja mis iganes. Ja ta ongi. Amen. Ja kui nad on sinuga, siis võid öelda, sa ei karda kurja. Mul tuleb meelde, see on David Wickersoni lugu päris vana, võib-olla mõningi meist on kuulnud seda, kuidas ta nii-öelda omal ajal läks evangeeliumi kuulutama, hiljem üks nendest inimestest, kes teda üritas rünnata, sai päästetud, sai evangelistiks. Ja läks ühele poisikambale evangeeliumi kuulutama. Ja seal oli väga bravuurikalt ennast üles keranud ikka varas niisugune pande nii-öelda. Ja ühel neist oli nuga käes. Ja ta mõtles, et nagu, mida jutlustaja see on, siin nüüd seleta midagi, ma sulle näitan koha kätte selle noaga. Ja tahtis teda rünnata sõna otsad, mõttes noaga, lüüa. Ja mis juhtus, see nuga ei läinud edasi. Ta oli nagu vast seina selle noaga, ta mõtles, et mis jama see on. Kuidas mina ei saa noaga minna lööma seda? Ja läks ja üritas ja ei saanud. Ta oli nagu vasta seina, jooksis vasta seina. See on seesama, et sa ei karda kurja. Jumal hoolitseb selle eest. Ja mees, see noormees sai päästetud ja sai ise evangelistiks, sai väga tugeva sõnumi selle sama kaudu. Et Jumal võib korraldada sellise asja. Panna väga tõsise stopi kellegile, kainestada teda. Et ta nagu öeldakse, üritab midagi teha ja ta ei saa. Ta lihtsalt ei saa. Amen. Niisiis, ma ei karda kurja, sest sina oled minuga, su kepp ja su saun, et trööstivad mind.
sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Mulle tuleb ikka meelde üks jutlustaja Malaisias, siis kui keegi teab, pastor Jonathan David, tema oli ühel konverentsil ja kuna see oli niisugune piirkond, kus on väga palju ka igasuguseid idamaiseid usundeid ja asju on levimas ja nad olid siis erinevate jutlustajatega koos, läksid peale koosolekut välja sööma ja mingi osa neist oli sinna sellesse söögikohta juba varem kohale, siis jõudis tema kohale ja vaatas ringi ja kuidagi nagu kõik see jutlustajate seltskond oli kuidagi nagu mingisuguses ebamäärase kuidagi olemisega ja kõik olid nii häiritud ja kuidagi nagu pinges ja nagu hirmu all ja mõtlesid, mis siin toimub ja keegi ei julgenud süüa ega midagi, kõik oli kuidagi niisugune, et siis nad näitasid näpuga ja sellesama söögikoha üleval seina peal oli hinduismi igasuguste jumalate suured kujud ja pildid ja need vaatasid kõik sinna üle laua poole. Ja siis nagu öeldakse, ta mõtles, et Jumal, anna mulle üks hea printsiip. Ja siis tuli meelde ja tegi selle sama kirjakoha lahti. Siin on kirjutatud, sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Ja ta luges selle sama kirjakoht ette. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Kiitus Jumalale, sööme. Ja täpselt see nii ongi. See on see, kuidas me peaksime kurjadesse vaimudesse suhtuma või igasugustesse kultustesse või särksedesse. See on täpselt nii. Asusin rahulikult sööma. Me ise sattusime Saksamaal ka ühte söögikohta, kus oli ka suur budistide mingisugune kuju sinna püsti pandud. Me läksime rahulikult, istusime sinna laua äärde ja asusime sööma. Meil tuli ka see kirjakoht meile, sa katad mu ette laua, minu vastaste silma all. See Buda istus seal kõrval ja tema võis seal istuda, kui tahab. Ja me saime rahulikult sööki ja kiitus Jumalale ja olime tänulikud selle õnnistuse eest. Amen. Nüüd me ei peaks muidugi mõttes võib-olla kultuslikesse mingisugusesse pühakodadesse, mis iganes asjadesse ronima teadlikult, aga kui sa satud nende asjadega kokku mingil kombel, sa ei peaks kartma ega olema hirmul nende kurjade vaimude suhtes, kes nendes kohtades on tegutsemas. Amen? Aga selles mõttes need asjad on reaalsed, aga meie kui kristlased ei peaks kartma kurje vaime. Amen? Siis tuleb, sa võiad mu pea õliga. Nüüd meil ei ole tänasel päeval enam moes ka asi nagu pea õliga võidmine. 50-ndatel võib-olla oli veel see moes, kus meestel pandi juustesse õli. Nüüd see siin ei räägi mitte sellest, vaid ta räägib sellest, et seal kandis pandi lammastele õli ja tegelikult vist mõningal määral siiamaani isegi pannakse pähe ja see oli rohkem igasuguste putukate ja igasuguste parasiitide vastu. Ja see määriti nendel nagu ka pea määriti sellega kokku. Ja ka samas meie jaoks see räägib tegelikult Jumala ligiolust, Jumala võidmisest, mis hoiab ka igasuguseid parasiite jutumärkides siis eemale. Kiitus Jumalale. Ka kurje vaime ja kõik, kes üritavad sulle valetada või nii-öelda petta, et sa oled võitud õliga. See pea on võitud õliga. Mu karikas on üleni täis. Nüüd siin on üks fraas, mis on hea vaadata tegelikult teistest tõlgetest, kuna siin on üks nüanss, mis on tegelikult päris oluline. Et siin ei ole ainult isegi mu karikas on üleni täis, vaid siin on kirjutatud mu karikas ajab üle ääre. Mu karikas nii-öelda jookseb üle. See tähendab see, kui sa tavaliselt ei tee niimoodi, eks ju. Et kui sa võtad ühe klaasi ja valad sinna siis oma juua midagi ja siis see klaas hakkab täis saama, siis sa lõpetad ennem, kui see saab, nagu öeldakse, päris täis üle ääre hakkab jooksma. Aga kui Jumal valab, siis mida tema teeb? Ta ei katkesta valamist. Mis asja? Kas ta laristab või? Ei, ta ei larista. Ta ei ole niisuguse, nagu öeldakse, kokkuhoiu mõtlemisega. Kui ta valab, siis ta vajab rohkesti. Kui ta tahab sind õnnistada, siis ta ei taha sulle niimoodi täpi pealt anda. Vaid Jumal tahab sulle rohkem anda. Rohkesti anda. Suurepäraselt anda. Mitte ainult täpselt nii, nagu sul on vaja. Mõned kristlased mõtlevad, et Jumal täidab kõik meie vajadused. See tähendab seda, et see tähendab täpi pealt. Et kui sul on üks paar kingi olemas, püksid on jalas, pintsak on seljas või mis iganes või mingisugune muu asjandus, sellest peaks piisama. Natuke mõni võib tavalisemad riided ka olla, aga liiga palju ei tohi olla. Ei, Jumal ei mõtle niimoodi. Tema valab karikat, siis ta valab seda nii, et see voolab üle ääre. Ma ütleb, aga kas see muutub nagu ekstravagantseks või kuidagi nagu liiga palju. Nüüd küsi Jumala käest, kas see,
kui sina näiteks teeksid omale maja ja paneksid värava nii-öelda peale sellised briljandid, nagu meil Piibel kirjeldab, mis on taevavärava peal. Ja siis selle asemel, et teha asfalttee sinna kõnnitee peale, paneksid kulla. Kas see näeb ekstravagantne välja? Kas see ei ole isegi liialdame? Kas meil on õigust Jumalat süüdistada millestki halvas ja negatiivses? Kas Jumal on kuidagi halbe hoiakuga? Sest Jumalal ei ole probleem selles, kui me omame asju, vaid Jumal on probleem selles, kui asjad omavad meid. Ja see ongi see sama asi. Jumalal ei lähe tema jaoks ei ole vahet, on see kuld või on see kivi või on see, nagu öeldakse, meie oleme need, kes paneme need asjade väärtused ja hinnangud ja neil on mingisugused väärtused kindlasti, aga Jumal ei ole kade, tal on rohkesti, kõike rohkesti taevas. Ja kui ta tahab, et see, mis on taevas, sünniks ka maa peal, sa küsid, kas tahad öelda, et Jumal tahab, et meil oleks ka kullast kõnniteed. Ma arvan, et see ei ole kõige olulisem. Aga ma arvan, et Jumal tahab palju rohkem tuua ka finants- ja ka materiaalseid õnnistusi ja maa peale. Sest evangeeliumi, Piibel ütleb, et me peaksime minema kõike maailma ja kuulutama evangeeliumi kõigele loodule. Sul ei õnnestu isegi teise Eesti otsa minna paari euroga. Sul on selleks vaja, ma ei tea, palju siin bussipilet maksab, kui sa kõik odavama variandi üritad leida. Ma ei ole sõitnud nii ammu, aga ikkagi maksab midagi. Amen. Nüüd, kui me peame kõike maailma minema, siis on meil vaja rohkem kui 10 eurot või 20 eurot või 30 eurot või isegi kui 100 eurot. Ja kui Jeesus ütles, et me peaksime minema, siis ta järelikult annab meile ka arustuse, et me saaksime minna. Meil on vaja evangeeliumi kuulutamise jaoks, Jumala tahte tegemise jaoks kindlasti raha. Sellega teha seda tänasel päeval efektiivselt, meil on vaja kindlasti tehnikat ja erinevaid asju ja aparaate selleks, et kuulutada evangeeliumi. Amen. Sest tänapäeval väga palju asjadest, ka meediast on läinud küll interneti ja televisiooni erinevatesse kohtadesse ja kristlastena me peaksime olema võimelised asju tegema. Amen. Ja selle suunas sihtima ja see võiks olla tehtud kvaliteetselt, korralikult ja tõesti efektiivselt. Amen. Niisiis me näeme, et mu karikas ajab üle ääre. See on, kuidas me peaksime mõtlema. Jumal mõtleb nii. Mu karikas ajab üle ääre. Amen. Kiitus Jumalale. Nii vaatame edasi. Ja siis ta ütleb veel 6. salm. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehova kotta eluajaks. Nüüd pea meeles see nagu, see laul on mingis mõttes nagu, ma ei tea, toome hamburgi näite, kuigi hamburg ei ole väga kõige parem toiduasi, aga las ta olla. See on nagu justkui nagu hamburger. Siin on nagu 2 saia üleval pool ja allpool, mis panevad selle kogu selle asja nagu kokku. Ja see esimene fraas on Jehova on mu karjane ja teine, see teine alumine pool on ma jään Jehova kotta eluajaks. Ja see on see, mis paneb selle asja käima ja toimima. See, et sa lased Jumala ennast juhtida ja sa käid ja oled tema kojas. Saame aru, tänasel päeval Jumala koda ei ole ainult füüsiline hoone. Amen. Ma arvan, et ei ole paha puudutada siin ühte väga aktuaalset teemat. Inimesed on väga kurvad selle üle, et üks kirik põleb maha. Ja mitte see, et me peaksime selle üle rõõmsad olema. Aga saad aru, Jumal ei ole see, kes on hoones, vaid tahab, et meie jaoks oleks tema olulisem kui ainult üks hoone. Amen. Et me peaksime nagu enda jaoks ka panema paika väärtusi. Kas meie jaoks on mingisugune hoone kõige olulisem väärtis või see, et me oleme Jumalaga koos elamas? Meil ei ole täna siin otseselt kirikuhoonet ja küll kunagi Jumal korraldab selle, et meil saab olema ka eraldi lausa koguduse hoone, aga sellegi poolest Jumal nii-öelda ei pea kõige olulisemaks seda hoonet kui sellist, vaid seda, et Jumal on meie sees ja meie oleme Jumala kojas, mitte füüsilises hoones, vaid selles Jumala kojas, mis on vaimne hoone, millest moodustub inimestest. Amen. Uues lepingus. Piibel ütleb, et meie oleme püha vaimu tempel ja ta räägib meie ihust ja räägib ka meist kui kogudusest. Ma ütlen siis, mis iganes kogudus, Jumala kogudus on ka püha vaimu tempel. Nii, kiitus Jumalale. Niisiis, me näeme, Jehova on mu karjane, et Jumal on meie karjane, ta on hea karjane. Nüüd vaatame 1. Peetruse 5.1. Nüüd üks huvitav asi, mis meelest tuleb pidada, kui ma lähen järgmiste kirjakohtade juurde ja toon väga otseselt sellesse samasse teemasse ka tervenemise veel sisse paari kirjakohaga. Et Jumal alati teeb seda ka ise, mida ta meilt ootab.
Piibel ütleb, et võtke Jumal enesele eeskujuks. Kas pole nii? Mismoodi võtame ta eeskujuks? Järelikult tema elab ja tegutseb ja peab ka sellised standardid, mida ta meile ka ise õpetab. Et ta ei ole nagu öeldakse oma sõnast kuidagi kõrgemal. Et teie elage küll selle sõna järgi, aga see mind ei puuduta. Ei, nii see ei ole. See puudutab teda ka. Ja vaatame korra 1. Peetruse 5.1. Ta ütleb, koguduse vanemad teie seas ma nüüd manitsen, kui kaasvanem Kristuse kannatuste tunnista, kes ka olen tulevase au osaline, mis peab ilmuma. Hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitmed tõlked kasutavad ka juhtige ja toitke, isegi nende sõna hoidma koha peal. Juhtige ja toitke. Jumala karja mitte sundusest, vaid vabast tahtest, Jumala meele järgi mitte alatu kasu tõttu, vaid innust, mitte isandana valitsedes kogudusi kui liisuosi, vaid olles karjale eeskujuks. Siis me näeme, ta õpetab siin kohaliku koguduse karjast või juhti või pastorit ja käsib temale olla sellele karjale eeskujuks. Nüüd, kui Jumal õpetab seda nii-öelda alamkarjasele, siis kas see ülemkarjale ka nii teeb? Täpselt nii, muidugi ta teeb. Nii et seda tasub meeles pidada. Lähme nüüd seda sama meeles pidades Hesekeli raamatusse, Vanas Testamendis, 34. salmis, Hesekeli raamatus 34.1. Võib-olla sa oled kunagi lugenud seda salmi või neid salme siin päris pikalt. Ma loen võib-olla mitte kogu seda peatükki, aga päris suure osa sellest. 34.1 ütleb. Ja mulle tuli Jehova sõna, ta ütles, inimese poeg kuuluta prohvetlikult Iisraeli karjastele. Enne kui ma pausi, kui ma seda edasi loen, üks asi, mis me võime väga sageli näha Vanas Testamendis, väga paljud sellised prohvetlikud kuulutused või sõnad või õpetused, eriti nendes prohvetite raamatutes, on alati sellised kahe küljega. Et ta räägib nagu tolles ajastus Iisraeli rahvale, või ütleme Jumala rahvale, selles samas ajas, mis ta kirjutatud on. Ja siis räägib samal ajal sedasama sõnumit uue lepingu Jumala rahvale. Ja seal on nagu kaks sõnumit, üks neist nagu on otseses mõttes neile räägitud, teine on võrdpildiga räägitud meile, kes me oleme tänasel päeval. Ja see on väga huvitav vaadata, tegelikult seda on väga palju Vanas Testamendis, kus me näeme just, et need asjad on meile eeskujuks. Ja tänasel päeval räägivad ka meie vastu, et kui ta ütleb siin küll räägi Iisraeli karjastele, see puudutab ka tänasel päeval ka Jumala rahvast ja ka siis karjaste kontekstis ta siis ka pastoreid. Ütleb, kuuluta prohvetlikult ja ütle neile karjastele. Nõnda ütleb issand Jehova, häda Iisraeli karjastele, kes karjatavad iseendid. Kas karjased ei peaks karjatama lambaid? Te sööte rasva, katate endid villaga, tapate nuumloomi, aga lambaid ei karjata. Saame aru, see on võrdpildina räägitud siin, eks ju. Te ei kinnita nõtra ega ravi haiget. Ei seo haavatut, ka see räägib sellest samast, eks ju. Ei too tagasi eksinud, ega otsi kadunud, vaid valitsete neid valjuse ja vägivallaga ja nad on laiali pillatud, sest ei ole karjast, et nad on laiali pillatud, siis on nad saanud roaks kõigile metselajaile. Nüüd mina loen sellest kirjakohast välja ja tegelikult ma näen seda ka Uue Testamendi eeskujuna. Igas koguduses peaks olema mingisugune teenistus või viis, kus õpetatakse Jumala sõna tervenemisest. Selle nimi ei pea tingimata tervenduskool olema. Jumal võib anda ühele kohale ühtemoodi seda teha, teise kohale teistmoodi, aga igas koguduses peaks olema see, et mida tehakse, ravitakse haigeid. See peaks olema ja see on pastori vastutus, et igas koguduses. Ja see ei peaks olema ainult see, et aastas korra kutsume välismaa evangelisti ja siis ta paneb inimestele käsi peale ja siis inimesed on põnevil ja nii-öelda. See ei ole viisav. Jeesus ei teinud niimoodi, ainult et korraks nii-öelda. Ta õpetas, kuulutas ja tervendas ja ta tegi seda regulaarselt, süstemaatiliselt, et selleks, et saada tulemusi, ei piisa 1 või 2, 3 koosolekust aastas, et inimesed võiks tulla välja ja saada terveks. Ja see on see, mis on Jumala tahe. See ei ole mingisugune meie mingi nagu
eripära või mingisugune, vahest mõni arvab, et lausa veidrus või kuidagi nagu ülerõhutamine, et meil on see tervenduskool ja nädalas korra veel lausa koosolek. Selliseid asju peaks olema igas koguduses. See võib olla teistmoodi nimetatud, teistmoodi vormistatud, teistmoodi tehtud, see, mis nagu Jumal annab sellele, aga ma näen seda, et see on piiblis sees. Ja Jumal nõuab seda. Et haiged peavad saama ravitud. Nad peavad saama ravitud ja haavatud peavad seotud saama. See on küll üks osa kindlasti, Jumala riigi töös see ainus, aga see on üks oluline osa. Sest me näeme, Jeesus oli väga tugev rõhk selle peale, Jumal on huvitav sellest. Ja kui ta nõudis seda nendelt karjastelt vanas lepingus ja nõuab tegelikult ka tänasel päeval nendelt karjastelt, kes uues lepingus on, siis on see ka meil täna niimoodi. Vaata Hesekli 34:9. Seesama läheb edasi siit, ma õksu võtan vahele. Ütleb, kuulge seepärast karjas Jehova sõna. Nõnda ütleb issand Jehova, vaatama hakkan kimbutama karjaseid ja nõuan neilt oma lambaid ning teen lõpu nende lammaste karjatamisele, et karjased enam ei saaks karjatada iseendid. Ma päästan oma lambad nende suust ja need ei jääks neile roaks, sest nõnda ütleb issand Jehova, vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest. Otse kui karjane tunneb muret, nüüd see sõna mure ei ole siin korrektselt tõlgitud. Jumal ei tunne meie suhtes muret, sest et ta on ütelnud, me oleme muredest vabad olema. Amen. See sõna oleks hool. Iga nagu karjane siis hoolitseb oma karja pärast, siis kui ta oma laiali hiletud lammaste keskel, nõnda tunnen mina siis või hoolitsen oma lammaste pärast ja päästan need kõigist paigust, kuhu nad on piltud pilvisel ja pimedal päeval. Ma viin nad välja rahvaste hulgast, kogun neid maadest ja toon nad nende omale maale ja ma karjatsen neid Iisraeli mägedel veejoode ääres ja kõigis oma maa asustatud paigus. Heal karjamaal ma karjatan neid ja Iisraeli kõrgil mägedel on nende södamaa. Seal lebavad nad heal söödamaal, käivad karjas rammusel karjamaal Iisraeli mägedel. Mina ise hoian oma lambaid, mina viin nad hingama, ütleb issand Jehova. Ma otsin kadunut ja toon tagasi eksinu, ma seon haavatud ja kinnitan nõtra. Aga lihava ja tugeva ma hävitan, ma karjatan neid, nagu on õige. Niisiis, mida teeb? Ma seon haavatud. Või nagu eespool kasutas väljend, ma ravin haiget tegelikult ka. Jumal teeb seda. Kui ta seda teeb, siis kas ta tahab inimesi terveks teha? Muidugi tahab. Kas ta ütleb, et ta teeb seda ainult mõningatele? Ta ütleb, et ta teeb seda kõigile oma karja liikmetele. Amen. Ja kui Jumal ütleb seda, et nii-öelda siis maapealsed karjased peaks seda tegema, siis teeb tema seda ja ta ütlebki seda, et ma teen seda. Ja siis Jumal tahabki selle eest hoolitseda. Amen. Kiitus Jumalale. Lähme nüüd Johannese 10:1. Nüüd siin on see tuntud kirjakoht võib-olla, mida me oleme paljud kindlasti lugenud, mis räägib siis Jeesusest või Jeesus räägib tegelikult iseenesest tegelikult. Johannese 10:1 ütleb. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe uksest sisse lambatarasse, vaid astub sisse mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes uksest sisse läheb, see on lammaste karjane. Selle avab ukse hoidja ja lambad kuulevad ta häält. Üks asi, mis me peame ka, vahest mõni inimesed ütlevad, mina ei mõista, mismoodi Jumal mind räägib ja mina üldse ei kuule, mis tema mulle räägib. Siin ei ole kirjutatud niimoodi. Siin on kirjutatud, et tema lambad kuulevad ta häält. Ja sa peaksid hommikul üles ja see ei räägi mitte füüsilisest hääle kuulmisest. Me ei pea muidugi füüsilisi hääli otsima, vaid see räägib sellest, et ta räägib sinuga sinu südames. Sa võid hommikul üles tõusta ja öelda, isa, ma tänan sind. Kui sul ei meeldi enda kohta lammas öelda, siis ütle lihtsalt, et sa kuuled tema häält. Kui sa tahad, võid öelda, mina olen sinu lammas ja mina kuulen sinu häält. Amen. Ma kuulen sinu häält oma südames. Ja ta kutsub omi lambaid nimepidi ja viib nad välja. Ja kui ta oma lambad on välja ajanud, käib ta nende ees ja lambad järgivad teda, sest nad tunnevad tema häält. Kas sa märkad? Kuulevad ja tunnevad. Ära kunagi enam ütle, ma ei tunne ära, mis on Jumala hääl või mis Jumal on ütlemas. Meil on vaja hakata rääkima seda, mida Jumala sõna ütleb, mitte seda, mis meie tunded ja kogemused ütlevad. Kui Jumal ütleb, kui Jeesus ütleb, et nad tunnevad ja kuulevad, siis sina ütle ka, ma tunnen ja kuulen. Ja see hakkab palju rohkem ja rohkem aina mõistma, kuidas Jumal sinuga räägib, kuidas ta sind kõnetab. Ja ütleb, ja võõrast nad ei järgi, vaid põgenevad tema eest, sest nad ei tunne võõrast häält.
Selle võrdumi Jeesus ütles neile ja nemad aga ei saanud aru, mis see on, mida ta neile rääkis. Sellepärast ütles Jeesus taas, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et mina olen lammaste uks, kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja röövlid, lambad aga ei ole neid kuulnud. Mina olen uks, kui keegi minu kaudu sisse läheb, siis ta saab õhtsaks ja käib sisse ja välja ja leiab karjamaad. Varas ei tule muu pärast, kui varastama ja tapma ning hukkama. Haigused, mida nad teevad, varastavad, tapavad ja hukkavad või hävitavad. Amen. Jeesus ütleb, et mina ei ole selliste asjade autor. Amen. Ära kunagi ütle, Jumal saatis selle haiguse mulle. Jeesus ütles, mina ei tee sellist asju. Amen. Ja siis 11 ütleb, mina olen hea karjane. Sa märkad, see on siin pandud selle kõrvale. Me peaksime nägema ja mõtlema sellisel viisil, Jumal on hea karjane. Hea karjane jätab oma elu lammaste eest. Palgaline, kes ei ole karjane, kelle omad lambad ei ole, näeb hundi tulevad ja jätab lambad maha ja põgeneb. Hund kisub neid ja ajab nad laiali. Ta põgeneb, sest ta on palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind, mina tunnen isa ja ma jätan oma elu lammaste eest. Lähme 1. Peetruse 2:25. Teil ma oleks pidanud teistmoodi tegema, aga teeme niimoodi, vaatame. 1. Peetruse 2:25. See ei ole kindlasti üks kirjakoht, mida sa oled väga sageli lugenud. See on üks huvitav seos. Ta ütleb, sest te olite nagu eksijad lambad, aga nüüd te olete pöördunud oma hingede karjase ja hooldaja poole. Niisiis ta räägib seda, et me olime nagu eksijad lambad ja nüüd me oleme pöördunud oma hingede karjase ja hooldaja poole, ehk siis Jeesuse poole. Kas pole nii? Nüüd ma arvan, et kuna sa tead, mis on eelmise salmi number, siis sa tead, mis eelmine salm on. Aga sa oled kunagi neid kokku lugenud. Ma loen sulle uuesti. Loen eelmise salmi, sest Piibel ei ole kirjutatud üksikute salmidena, vaid ta on kirjutatud kontekstis. Ja see ütleb niimoodi, kes meie patud ise kandis üles ristipuule oma ihus, et meie pattudel ära sureksime, elaksime õigusele, kelle vermete tõttu te olete terveks saanud, sest te olite nagu eksijad lambad, aga nüüd te olete pöördunud oma hingede karjase ja hooldaja poole. Ja sa näed seda, see hea karjane on võtnud enese peale sinu haigused ja tõved. Ja kui sa loed laudraamatust, Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudust. Kui loed Johannese evangeeliumi 10. peatükis, Jeesus on minu karjane, siis ta on seesama karjane, kelle vermete tõttu sa oled terveks saanud. Amen? See on see, mis ta siin kontekstis ütleb. Vahest me oleme niivõrd harjunud üksikuid kirjakohti võtma, need on nagu päheõpitud kirjakoha ja ei loe nende konteksti. Kontekst räägib sellest, et ta on hea karjane ja ta on kandnud meie haigused ja meie tõed. Ja mitte mõningad, vaid kõigi meie. Kelle vermete tõttu te olete terveks saanud ja kui Piibel kasutab tee, siis kunagi Jumala sõnas ei öelda, et see on mõningatele, vaid see räägib kõigist, kes iganes tahavad need teed olla. Igaüks, kes on Jeesusele oma elu andnud, samamoodi, kes on pöördunud, tema on ka seesama tee. Amen? Sest ütleb, sest te olite nagu eksijad lambad. Kui sina said olla see, kes oli eksija ja nüüd on pöördunud oma hingede karjase poole, siis sina oled ka see, kes Jeesuse vermete tõttu on terveks saanud. Amen? Vaatame veel paari kirja kohta. Nüüd ma olen kasutanud sedasama võrdpilte läbivalt nendest kirjakohtadest karjane lambad. Nüüd Piiblist Jeesus kasutab ka päris palju võrdpilte tervenemisega seoses, mis puudutavad üldse loomi. Ja vaatame osalt ka tegelikult mingis mõttes ka karja isegi. Matteus 12 ja 9. Jeesus on hea karjane. Matteuse 12 ja 9 ütleb, ja kui ta läks sealt eemale, tuli ta nende koguduse kotta. Ja vaata, seal oli inimene kuivanud käega ja nad küsisid temalt ning ütlesid, kas sünnib terveks teha hingamispäeval. Nad mõtlesid tema peale kaevata. Aga tema ütles neile,
kes teie seast inimene, kellel on üks ainus lammas, see näeme siin ka lamba näide lausa, kui see kukub auku hingamispäeval, et ta temast ei haara kinni ega tõmba teda välja. Kui suur vahe on nüüd inimese ja lamba vahel? Mida see raas tähendab? See tähendab seda, kumb on olulisem, kas loom või inimene. Kas pole nii? Ja ta toob seda sama võrdpildi, siis ütleb, sellepärast sünnib küll teha head hingamispäeval, siis ta ütles selle inimese sirutama käsi ja ta sirutas ja sai selle terveks otse kui teine, siis varisid läksid välja ja pidasid nõu tema vastu, kuidas teda hukka saata. Kas pole huvitav? Jeesus adresseerib ühte tendentsi, mis on tänapäevaga hakanud meie ühiskonda sisse ronima. Kas tead seda, et näiteks, see on osalt ka tegelikult Eestis, meil on tänasel päeval isegi loomad, kassid ja koerad paremini hoitud kui vast sündimata lapsed. Otsa siin või? Seesama sündimata laps, seda võidakse arstide poolt, kui on veel niivõrd väikses vanuses tükkideks kiskuda ja öelda, et see on naise ihu ja tal on õigus seda teha. Ja seesama kiisuke või kusukene, tema on hoitud ja sellest võib lausa kohtu alla minna, et sa peaks teda kas, ma ei tea, uputama või mingil kombel teda siis surmama sellisel viisil, mis nemad ei arva õigeks. Oled sa siin või? Nüüd ma ei ütle seda, et me peame räiged või nahaalid olema loomadega, aga me näeme seda, kuidas on juhtunud see, et loomad on muutunud olulisemaks kui inimesed. Ja see ei pea nii olema. Ja sellepärast kõik võimalikud nimetatud loomaõigluslused ja igasugused sellist tüüpi liikumised, need on oma olemuselt tegelikult täiesti kuratlikud. Miks pärast ma seda nii karmilt välja ütlen, sest ma näen seda, kuidas sellega tehakse just seda sama, see loom tõstetakse palju olulisema kohale kui see, et Jumal hoolib inimesest. Ja sellepärast mina näiteks mitte, et ma olen loomavihka, meil omal on ka kass kodus, aga ma lihtsalt põhimõtteliselt, ma näen need mentaliteet ja hoiakud, mina ei anneta sellist tüüpi organisatsioonidesse kindlasti raha. Miks pärast? Sest et see ei ole see, mida me peaksime ühistama ja kummardama. See on loodu. Ja me peaksime reguleerima loomade arvukust ja asju vastavalt nagu vaja on. Ja kui need on liiga palju, siis tuleb nad magama panna. Ja selles ei ole midagi hirmsat, oled sa siin? Selleks ei pea neid nagu et kümnete, tuhande ja mis iganes sadade viisi kuskil mingisugustes hoiupaikades ja asjades olema hoidma ja raha raiskama selle jaoks. Kui on liiga palju ja liiga palju neid paljunevad, siis tuleb need lihtsalt magama panna. Ja selles ei ole mitte midagi hirmsat. Need on loomad. Me peaksime hoopis selle peale mõtlema, kuidas me võiksime meie lapsed hoopis elama jääda, kes ei ole veel sündinud. Ja kuidas inimesed ei saaks neid hävitada. Ja sellest need standardid on nii paigast ära läinud. Ja sellepärast me peame nagu adresseerima sellist mentaliteeti, mis on hakanud just sisse ronima, kus paigast ära on läinud need väärtused, mis Jeesus peab väärtlikuks. Ja siin ta toob ka välja, kumb on olulisem, kas inimene või loom. Ja ta toob selle välja seoses tervenemisega. Ja me hoolime oma loomast, kui sinul on oma, sinna lamba kontekstis ta toob selle välja, kui lammas on kukub auku, ilmselgelt aitad ta välja. Kui palju enam Jumal tahab välja aidata selle, kes on haige? Kui palju enam? Inimesed teevad suuri lugusid ja asju sellest, et kutsuke või kiisukene sai seal viga või juhtust, aga see asi, ja see ei ole halb teda eest natuke hoolitseda, teda ravida pole ka katastroof, oled sa siin. Aga inimene on Jumala jaoks palju olulisem veel. Ja samamoodi ta toob selle välja tervenemine. Ta räägib mulle sellest, et kui me küsisime ühe inimese käest, kellel on mingisugunegi loom ja kui tema kutsuke või kiisukene on kuskil auku kukkunud, kas ta mõtleb 10 korda, et ei tea, kas aitaks teda välja või äkki peaks paluma Jumala käest, et kas Jumal ikka tahab teda sealt välja aidata või äkki peaks otsima veel Jumalat ja äkki peaks paastuma, äkki Jumal tahab midagi õpetada. Ja ükski kristlane isegi, kes on kuulnud neid veidrad õpetusi seoses tervenemisega, ei tee selliseid tobedusi. Aga inimesega ta teeb. Ma ei tea, kas Jumal nüüd tahab teda ikka terveks teha ja kas ta on olulisem, siis see kiisuke on olulisem kui see inimene. Jumal tahab teda terveks teha, Jumala jaoks on inimene väga oluline, ta tahab teda aidata ja Jeesus suri tema eest. Ja see on see, mida Jeesus siin selle kontekstis välja toob just, et teie jaoks on ka loomad on isegi olulisemad kui inimesed. Ja me näeme, mis nemad saavad maru vihaseks tema peale, sellepärast, et ta aitab inimest ja rikub nende kombeid ja traditsioone. See on üks naljakas asi.
traditsioonid ja kombed on vahest sellised asjad, kui nad on tõusnud kõrgemale Jumala sõnast. Need ajavad inimesed maru vihaseks vahest, kui nendele, nagu öeldakse, peale astutakse, neid ignoreeritakse. Otsa sinna. Ja me ei peaks olema selle nii-öelda suunas suunatud, et nagu traditsioone ja kombeid peab hoolega järgima. Meil võivad olla traditsioonid, meil on ka koguduses teatud mingisugused traditsioonid või asjad, mis me teeme ühte või teist, mis ei ole katastroof. Aga kui Jumala vaim ütleb, et seekord jätame selle ära, minu jaoks oli see üldse mingi küsimus, siis lihtsalt jätamegi ära. Sest traditsioon või komme ei ole oluline. Meil on korra kuus aeg, kus me tuleme kokku ja ühiselt sööme ja veedame koos aega ja suhtleme. Kui Jumala vaim ütleb, et seekord jätame ära, teeme midagi muud, siis teeme midagi muud ja see jätame ära. Ja ei ole mingi probleem see. Amen. Et selles mõttes erinevad asjad, mis võivad olla traditsiooniks ja kombeks ja nii kaua, kui nad ei ole tõstetud Jumala sõnast kõrgemale, ei ole probleem. Aga kui see tõuseb kõrgemale Jumala sõnast, siis see on probleem. Ja nemad olid tõstnud oma traditsiooni, oma kombe sellest kõrgemaks, et nagu Jumal tahab inimesi aidata ja tahab neid terveks teha. Nendeks oli muutunud see olulisemaks. Nii, lähme teise loomaite juurde Piiblis. Tegelikult neil on veel kindlasti, aga ütleme siin mõned. Luuka 13:10 ütleb, ja ta oli õpetamas ühes koguduse kojas hingamispäeval. Ja vaata, seal oli naine, kellel oli olnud haiguse vaim 18 aastat, naine oli küürusega saanud ennast sugugi sirgeks ajada. Ta nähes kutsus Jeesust enese juurde, ütles talle, naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja pani oma käed tema peale ja kohe ajas naine enese sirgeks ja andis Jumala au. Aga kogudusega ülem, kes pahandus sellest, et Jeesus tegi terveks hingamispäeval, hakkas rääkima ning ütles rahvale, 6 päeva on meil tööd tehakse, tulge ometi 4 päevil ja laske endid ravida, aga mitte hingamispäeval. Aga issand vastas temale ning ütles, te silmakirjatsejad, eks igaüks teie seast päästa oma härja või eesli sõime küljest hingamispäeval ja vii teda jooma. Kas siis teda, kes on Abrahami tütar, keda saatan vaata 18 aastat on sidunud, ei pidanud päästetama sellest köitkust hingamispäeval? Ja kui ta seda ütles, häbenesid kõik ta vastased ja kogu rahvas rõõmustust kõigist aulistest tegudest, mida tema tegi. Ja mida ta ütleb neile? Te peate oma loomi tähtsamaks kui inimesi. Te arvate seda, et loom on väärt, et tema võiks saada juua hingamispäeval, aga inimene ei ole väärt, et tema võiks saada terveks. Inimene on väärt, et tema võiks saada terveks. Ükskõik, mis päev see on, sest Jumal on sinu hea karjane. Amen. See on see, mille ma tahan kokku võtta. Me peame nende asjade peale mõtlema. Kui Jumal nii-öelda hoolib isegi lihtsalt ainult nendest loomakestestki, kui palju enam ta hoolib igast inimesest, kes on haige. Jumal tahab, et sa võiksid olla terve. Amen. Tema on sinu hea karjane. Tänu sulle, Isa. Isa, ma tänan sind, et sina oled meie hea karjane. Isa, me võime julgusega tulla sinu ette ja tänada sind sinu headuse, sinu helluse eest. Et Jehova on meie karjane, meil pole millestki puudust, meil pole tervemisest puudust, meie ette on kaetud laud ja sellel laual on tervenemise leib. Ja Isa, ma tänan sind, et sina tahad, et me võiksime sellest osa saada. Sa hooli inimesest ja ka meist igast ühest rohkem kui igast loomast. Nagu loomast sa tahad, et ta võiks juua, samamoodi sa tahad, et meie võiksime terved olla. Nagu sa looma eest hoolitsed, et kui ta peaks aku kukkunud olema, ta saaks välja tulla, palju enam sa hoolid sellest, et meie võiksime saada terveks, kui me peaks olema haigeks jäänud. Tänu sulle, Isa, sina oled meie ravina, hea karjane. Jeesus, sina oled hea karjane ja sina oled tulnud, et meil oleks elu ja kõik üli rohkesti ja sina ei ole tulnud varastama, tapma ega hukkama ega hävitama. Tänu sulle, Isa, selles, et sina oled meie hea karjane ja me otsustame sind järgida igal meie elupäeval ja me näeme, et meie karikas voolab üle ja me oleme õnnistatud igas kohas, kus me läheme. Tänu sulle, Isa. Jeesuse nimel. Amen ja amen. Kiitus Jumalale. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti.